plaadid, maakoore hiiglaslikud plaadid teineteisest eemale kiirusega 2 sentimeetrit aastas ja Island otse kui rebestatakse pooleks ja võib arvata siis, et miljoni aasta pärast on juba Island 2 saart, mitte 1. Aga vähe sellest, et ta asub sellises kohas, on siin ka nii-öelda kuuma või punase täpi koht, mis tähistab siis eriti aktiivseid piirkondi ning siin 103 000 ruutkilomeetri peal on vähemalt 30 vulkaani, mis on viimase 1000 aasta jooksul pursanud ja mida loetakse aktiivseks. Elamiskõlbulik on siin tegelikult peamiselt rannaala, nii et inimesed elavad ranna ääres peamiselt ja sisemaa on peaaegu täiesti asustamata, seal ei ole mitte kedagi ja sealt ei lähe ka ühtegi korralikku teed läbi, sealt lähevad sellised teed, mida mööda saab sõita ainult suvel, talvel neid ei hooldata, keegi lund sealt ei korista ja need on kinni ja ka suvekuudel pääseb sinna ainult sisemaale, siis pääseb see ainult 4-rattaveolise korraliku maastiku sõidukiga, sest ka sildu seal ei ole ja jõgesid tuleb ületada kolmekohtades, ühesõnaga sõita läbi jõe. Ja peamaantee on maantee number 1, mis kulgeb ringis ümber Islandi siis asustatud punkte pidi ja on umbes 1300-1400 kilomeetrit pikk see ringtee number 1. Fääri saared on sutikene kaugemal kagu suunas umbes 420 kilomeetrit. Šotimaa jääb kuskile 800 kilomeetri kaugusele, Norra 1000 kilomeetri kaugusele, Kanada 2000 kilomeetri kaugusele ja Eesti siis umbes 2500 kilomeetri kaugusele. Nii et Kanada on isegi lähemal kui Eesti. Ja tegemist on Euroopa suurima saarega Suurbritannia või Briti saare järel. Vulkaanid puskavad siin keskelt läbi iga 5-6 aasta tagant ja nüüd ongi parasjagu umbes nii palju möödas, aga hetkel ei ennustata kas õnneks või kahjuks siis ühtegi vulkaanipurset lähitulevikus. Viimatine purse oli Vardar-Punga vulkaanipurse, see oli selle suure jääliustiku põhjaosas asustamata sisemaal puu kõrval põhimõtteliselt ja seal kõrval on siis ka Islandi ja Euroopa suurim liustik Vatnajökull, umbes 8000 ruutkilomeetrit, paksus võib ulatuda kuni kilomeetrini. Aga keskelt läbi need mäed siin kuskil sinna 1,5 kilomeetri kanti jäävad. Aga nõnda siis, kui see jääkaru peaks siia jõudma ja siis oleks lammaste näol kaetud ja seetõttu kohalikud jahimehed, talumehed lasevad selle jääkaru silmapilk maha, nii kui esimene teade tema kohta tuleb. Ja seda on siin viimase 10 aasta jooksul mõned korrad juhtunud. Palju fjorde ja lahesoppe ja viik just nimelt seda tähendabki, et võimalik, et viiking tähendab siis meest või inimesi, kes pärinevad kuskilt lahesoppidest taga kaugel ja
Islandi ülikool on siis riiklik ülikool, Islandi suurim ülikool ja ka mina õppisin selles ülikoolis aastatel 1991 kuni 1994 ja sealt siis ongi minu ühendus Islandiga. Ka mu isa Arvo Alas oli skandinavist ja tema siis süstis minusse seda Põhjamaade huvi ja seetõttu ma siis tulingi 91 siia õppima islandi keelt ja kultuuri, kus siis esimene aasta toimus õppetöö inglise keeles ja järgmised 2 islandi keeles. Islandi järved tavaliselt ei ole mitte suured, vaid pigem on sügavad ja kõige sügavamaks järveks loetakse. Ta on tegelikult pigem selline laguun, see on see jäälaguun, kel võib-olla mõni on käinud. Jäälaguun, mis on üle 250 meetri sügav, aga sisuliselt ta on nagu järv. Aga ütleme, sisemaa järvedest on sügavaim 220 meetrit. Segatakse tainas valmis, pannakse paberpiimapakkidesse, kilekotti, auku, kaan peale, 24 tundi ja leib valmis. Aga kui tihti leiba teed? Kuidas isu tuleb? Otsa saab. Kui leib otsa saab ja kui isu tuleb, siis natukese. Kui keegi arvas, et läheb mingit superahjuse, siis eksite. No super on ta nagunii ju. Väga siuke labane, pisike, rahulik. Kuidas ta selle augu saab? Labidaga sisse. Isu vist päevata või? Muidugi. Tähendab, see 24 tundi. Selle kilega ei juhtu siin mitte midagi. Ta on niivõrd niiske, et ta üles seda ei sulata ja ma tean, et osad inimesed siin isegi ei paki mitte sellesse tetrapakendisse tainas, vaid kasutavad lausa jõhkralt plastkarpe. Me pole selle peale veel läinud. Ei, aga see igal juhul on ju see plast võib-olla ikkagi kuuma kannab mingi. Ja väga lihtne. Näppu ja koju, jah. Näppu ja koju. Putuk, inglise keeles Angelika ja seda nad tarvitavad siin ka ravimtaimena külmetushaiguste vastu, üldise toonuse tõstmise vastu tehakse teed siis sellest kikkaputkest ja köharohtu, aga tehakse ka siis kurgupastille ja kikkaputke seemnetest siis kapsleid, mida nad väidavad, et parandavad siis mälu ja tõstavad ajutegevust. Kikkaputke õitest tehakse mahla ja Islandi sellise rahvusjoogi, rahvusnapsu brennivini tegemise juures kasutatakse kikkaputke juuri, mida leotatakse siis selles 500 vist pealt mulle, aga te maksite ära või? Siin loomi praktiliselt ei ole, et see polaarreban on ainus selline põlisasukas siin ja siis naarits ehk mink on põgenenud kasvandustest ja ellu jäänud ja põhjustab aeg-ajalt talunikele meelehärmi, eriti muidugi kanafarmides. Siis on jänest ja hiiri ja põhimõtteliselt ongi kõik. Loomulikult on siis veeimetajaid nagu hülgeid leidub siin palju ja loomulikult siis vaalad. Linde on üle 300 liigi, neist 80 on püsiasukad ja üle migrandid.
on ka muistand, mis räägib seda, et siinkandis elanud üks troll ja trolli häiris kohutavalt siin kõrval varem asunud kloostri kellade helin. Thingeri klooster oli siin kõrval kuni siis luterluse vastuvõtmiseni 16. sajandi keskel. Ning ühel ööl otsustas ta minna ja need kirikukellad ära lõhkuda ja kõndis siis kloostri poole, aga oma vihas oli ta unustanud kellaaja ning päike tuli välja ja muidugi me kõik teame, et päikese käes Islandi trollid muutuvad kiviks, nii et ta kivistus ära. Nii et selle Kviitserkuri nimelise trolli järgi sai see kaljurüngas oma nime. Viikingid tõid siia ka oma loomad, nagu siis hobused, lambad, ka sead. Samas kui hobune ja lambad säilisid ja on praeguseks siis arenenud omaette tõuks siin saare peal nende 1000 aasta jooksul on siis Islandi hobune ja Islandi lammas, mis on jäänud segunemata, majutustata Mandri-Euroopast ja siis täiesti omaette siin arenenud. Merevesi on tavaliselt enam-vähem aastaringi sama temperatuuri juures ja see on 4-6 kraadi. Nii et meres ujumist nad eriti ei harrasta, et see on võrdne tali suplemisega. Aga seest siis on igas külas on vabaõhu bassein, kus inimesed saavad kokku, et sellel on ka selline sotsiaalne mõõde, nagu inglastel pubid või meil saunad. Ja Islandi keeles laupäev on löigardagur ja löig kirjutatakse laug. Ongi siis kuumavee allikas ja siis laupäeviti käidi siis kuumavee allikas pesemas ennast. Siin toimuvad tihti maavärinad siin kandis siis ja nii ka kuskil 2006. aastal, kui ma viibisin Reykjavikis tõlkides seda Islandi kella ja siis oli siin 6,3 magnituudiline maavärin ning seda oli tunda ka Reykjavikis, nii et mina magasin siis rahulikult voodis, aga maavärin raputas voodist välja ja alguses oli täielik segadus, et kes mind nüüd voodist välja viskas, aga siis sain aru, mis toimub ja hakkasin uksest välja tormama, aga siis oligi juba läbi, et Hekla on üks enim pursanud vulkaan Islandil ja tegemist on ka väga võimsa vulkaaniga, mille pursked võivad tekitada laiaulatuslikke tagajärgi ning eelmise sajandi lõpus puskas ta järjest mitu korda 10-aastaste vahedega ja tema siis puskab umbes iga 4-8 minuti järel, nii et näeme üsna mitut purset. Ta on väiksem, puskab nii 20-30 meetrit, aga on pursanud ka 40 meetrit, et iga purse on natuke erinev. Rahvas jääb kestma ja samuti tema keel ja kultuur. Kui neid on, eestlasi on miljon, siis siinset rahvast on ju 3 korda vähem ja neil on ikka märksa raskem säilitada ja kaitsta ennast
nii-öelda väliste mõjude eest. Abiks on muidugi isoleeritud asupaik, aga see on siis kahe otsaga asi, ühelt poolt kasulik, teiselt poolt on nad siin üksi oma mätta otsas. Ja kõik tarvilik tuleb sisse tuua, sest koha peal suurt midagi ei kasva, ainult köögivili põhimõtteliselt. Aga siiski on nad avastanud oma peamise maavara, milleks on vesi. Ja vesi annab neile toitu kala näol, vesi annab neile juua ja puhas joogivesi kindlasti maailmas muutub aina väärtuslikumaks. Ja vesi annab neile kuumust, sooja ja vesi annab neile elektrit.